Diskrimineerimine on inimese teistega võrreldes halvemini kohtlemine. Diskrimineerimine on kellegi teisiti kohtlemine mingi tunnuse tõttu, mis inimesest endast ei sõltu. Mitte iga halvemini kohtlemine ei ole seega diskrimineerimine. Näiteks ei ole diskrimineerimine siis, kui inimest noomitakse lohakalt tehtud töö pärast või sellepärast, et ta jäi lohakusest tööle hiljaks. Iga inimene saab olla hoolsam ja teha oma tööd hoolikalt. Oluline on just see, kas halvemini kohtlemise põhjus sõltub inimesest endast või mitte. Näiteks kui töötaja hilineb tööle sellepärast, et tal jäi laps väga raskelt haigeks ja ta pidi lapse viima haiglasse, siis see on midagi sellist, mis inimesest endast ei sõltu. Ka seadus ütleb, et vanemad peavad hoolitsema oma laste eest ega tohi lapsi hätta jätta. Kui töötaja annab sellisest põhjusega hilinemisest kohe ülemusele teada, siis ei tohi tööandja sellepärast töötajat halvemini kohelda. Kui inimene täidab oma olulisi kohustusi perekonna ees, siis ei tohi teda sellepärast diskrimineerida. Diskrimineerimise põhjused võivad olla erinevad. Näiteks võib põhjuseks olla meheks või naiseks olemine ehk inimese sugu. See tähendab, et sind koheldakse teistest halvemini põhjusel, et oled mees või naine. Samuti võib halvemini kohtlemise põhjuseks olla rahvus või etniline kuuluvus. See tähendab, et sind koheldakse halvemini sellepärast, et sa oled eestlane või venelane või mis tahes muust rahvusest. Samuti näiteks seetõttu, et su nahavärv on ülejäänutest erinev. Põhjusteks võivad olla veel usutunnistus või veendumus, vanus, puue või seksuaalne sättumus. Kui sind neil põhjustel ülejäänud inimestest erinevalt koheldakse, siis võib olla tegemist diskrimineerimisega. Sind on erineva kohtlemise tõttu diskrimineeritud siis, kui oled varem kirjeldatud põhjustel sattunud teistega võrreldes halvemasse olukorda. Näiteks on sind koheldud teisiti tööle kandideerimisel või töö tegemisel. Seadusega on määratud ka peamised valdkonnad, kus seadus sind teisiti kohtlemise eest kaitseb. Need on töötamine, tööle kandideerimine, õppimine ja teenuste kättesaadavus.